Väga sageli küsitakse minu käest, et kuidas siis aru saada, et sinu vastas on antisotsiaalse isiksuse häirele omaste karakteristikutega kodanik. Ja lühike vastus, kui anda lühidalt, on see, et seal on nagu 3 niisugust väga suurt näitajat, mis juba viitavad, et teie vastas on potentsiaalselt ohtlik inimene. Ma ei pea praegu silmas, et ta kohe teid peaks hakkama maha lööma, vaid just seda, et temaga tasub olla ettevaatlik. Ja need 3 märki on tegelikult see. Esiteks on empaatiavõime neil 0. Kuigi Robert Hare, kes on siis nii-öeldes selle psühhopaadi checklisti autor ja aastakümneid tegelenud ja uurinud taolisi isikuid lisaks paljudele teistele teadlastele, tema toob välja selle, et küll see empaatiavõime neil on, aga see võib olla puudulik, aga mina ütlen küll kehakeele eksperdina, et empaatiavõime neil puudub. Aga mida see annab? See annab just selle, et kui mul see on olemas, siis ma tajun, kuivõrd mul peegelneuronsüsteem ja suure tõenäosusega ka veel teised ajuosad fikseerivad, mis toimub teistega, siis ma ei saa käituda väga julmalt näiteks või teiste ees kedagi alandada, sellepärast et ma tajun enda kehas, mida tema võib tunda. Kui mul aga see puudub, võin ma rahulikult näiteks koosolekul, muuseas see on alati üks väga suur ohumärk, kedagi teiste ees niimoodi alandada, pisendada, tema ideid näiteks varastada, teda halvustada, teda süüdistada täiesti rahulikult asjades, mida ta pole teinud. Ühesõnaga, et teha kõike, et teist poolt alandada, tõstmaks iseenda nii-öeldes seisu, võiks öelda, nagu tasandil organisatsioonis. Ehk siis üks märk on see, et empaatiavõime neil on 0, aga ainult see veel ei määra seda, et ta nüüd oleks antisotsiaalne isiksuse häire või hullem veel psühhopaat.